No tõsine töö ikkagi hakkas 2005, kui Aare Kaurit lõpetas pronksiga enda MM-i karjääri ja kutsus mind enda klubisse sõitma, sest ta oli ka kuskil küla vahel näinud mind seal või krossidel siis käristamas seal selle emmiga ja millegipärast otsustas ta mulle helistada. Mul oli Kauriti number juba olemas, vaatasin Aare Kaurit helistada. Põhimõtteliselt ma isegi ei teadnud, mida ta tahab, aga ma juba nagu olin autos, et hakkasin Aruküla poole sõitma. See oli suht õhtune aeg, et Kaurit küsis, et kas saaksid Arukülast minu garaažist läbi tulla, et tahaks natuke rääkida krossi teemal. Ma ütlesin, et ma võin kohe tulla, et tegelikult ise olin Pärnus elasin. Ütles, oota, tule homme. Kannata natuke. Ma olin 8 kohal hommikul. Öösel ootsid ka juba aia taga. No, ma oleks läinud, kui vajaks. Mis see jutt siis oli? Jutt oligi niimoodi, et ma arvan, et 2 kuu pärast, et meil oli ikkagi tänapäeva tehnika. No, sellest on muidugi 18 aastat. Et tänapäeva tehnika ja kõik asjad siis ikkagi Aare aitas mulle sebida. Me nägime ise ka vaeva. Sellel ajal oli nagu ostsid soolo ja siis soolo küljest hästi palju juppe sinna korvile võetud. Et me sebisime soolo ja Aare andis siis raamid ja ka muud asju. Et tema pani ikkagi... Tema tegi suure töö meie kalgule ära. Aga kas ta siis jättis nagu enda mingit võistlustehnikat alles lõpetades või sebis ikkagi uusi asju ja täitsa nagu ikkagi tuli nagu toetama ka? Ja ma tema klubisse läksin kohe, kuni siiamaani olen seal. Et palju on ikkagi aitanud ka toetajaid sebida ja nii edasi. Et ta on ikkagi A ja O olnud minu kogu karjääris. Et see on ikkagi ülioluline, et mingisugune tee on ette käidud ja tal on juba suhted ka selle ala fännide ja toetajate asjadega, et ta toob ikkagi sinu ümber selle, et sa ei pea ise nullist nagu ehitama hakkama.